Sikkut, olen Riigikogu liige. Urmet Lee, Statistikaameti peadirektor. Mina olen Mihkel Nestor ja ma töötan SEB Panga majandusanalüütikuna. Mina olen Tarmo Jüristo ja teen oma propagandat sihtasutuses Liberaalne Kodanik. Ma mõtlen päriselt, mis mõtlen, et sihtasutus Liberaalne Kodanik jube lohis on see. Teine take. Mina olen Tarmo Jüristo ja võitlen kodanikuühiskonnas kõikide võrdsete õiguste eest. Siin peaks küsima ilmselt kellele, et mis kasu on mõttekodadest kellele. Kõige laiemas mõttes mõttekojad võiksid olla, nende roll võiks olla ühiskonnas olla selline sidus aine erinevate poliitikakujundamise poolte vahel. Mulle tundub, et nagu need head ja targad inimesed, kes meil on ametis siis poliitikute ja ametnikena, et neil oleks ka vaja sellist nagu partnerit, natuke sõltumatut partnerit, et kellega neid tarkasid otsuseid nagu koos ennem nagu läbi kaaluda ja kellega peegeldada. Eestis on see lisandväärtus see, et ega keegi teine Eesti jaoks olulistele küsimustele ei vasta. Seda saabki teha Eesti mõttekoda, ravikindlustuse jätkusuutlikkus, vaimse tervise teema tõstatamine, valitsemise valvurid, mis vaatavad tõesti seda, kuidas valitsus oma tööd teeb. Parasjagu päevakajaliste teemadega tegeletakse, olulistele küsimustele vastatakse ja luuakse platvorm, kus võib-olla saavad kokku inimesed, keda on vaja kokku tuua. Nii et kogu see poliitika kujundamise protsess Eestis, ma arvan, ongi mõttekodade tööst väga oluliselt olnud mõjutatud ja ongi seetõttu parem, kui ta oli näiteks 20 aastat tagasi. Ja toona kindlasti ma arvan, et see oli nagu tõeliselt hea kogemus, et töötada siis nagu oma ala tippudega, teha tegelikult tõesti nagu seinast seina huvitavaid uurimisprojekte. Ma arvan, et sellise kogemuse võttes ongi tegelikult väga raske nagu võrdväärset tööd leida. Ma ei oskaks välja mõelda nagu kõige paremat stardikohta, kus sellises tänases teadmuspõhises ühiskonnas toimetamiseks need tuleristsed nagu kätte saada. Töö mõttekojas on mitmekesine. Et ükskõik, kas sa oled numbriinimene ja tahad ehitada mudeleid või sulle meeldib koolitada, tahad suhelda meediaga või süveneda mingisse väga spetsiifilisse valdkonda. Tegelikult see kõik on võimalik. Mina võin nagu kohe rääkida, et ma olin kuidagi ennast nagu läbi higistanud Tartu Ülikooli ja majandusteaduskonnast, et midagi seal natukene õppinud, aga ikkagi väga ebakindel, aga siis sattusid minu kolleegiks inimesed nagu näiteks Andres Võrk, kes on totaalne Eesti ökonomeetria guru. Tema käest lõpuks ikka julgesid ka neid nagu piinlikke küsimusi küsida, mida sa võib-olla õppejõu käest ei oleks julgenud küsida, et kuidas midagi teha. Selles issand jumal, me siin oleme nagu ühest vormist välja võetud, aga majandusteaduskond ja minu oma oli natuke sükke lopergune ja ära paindud roostus. Minu kogemus on, et mõttekoda toob kokku tundliku sotsiaalse närviga inimesed. Nii et juba töökeskkond ja omavahelised vestlused on huvitavad, arendavad, midagi sellist, mis töökeskkonna mõnusaks teevad. Ennekõike andis Praxis tõepoolest esimese hooga tuleb meelde lihtsalt suur seltskond väga häid kolleege ja rohkem kui kolleege sõpru, et kellega need sidemed on alles jäänud ja jäävad ilmselt pikaks ajaks. Ja omamoodi see on tõesti selline kuulumine mingisse perekonda, kus sa tingimata kõiki inimesi isiklikult ei tunne ega teagi, et on mõned, kes on enne sinu aega, mõned, kes tulevad peale seda, kui sina oled kuskile mujale edasi liikunud, aga sa tead, et teid kõiki ühendab mingisugune ühine, mitte ainult päritolu, vaid ka mingis mõttes omamoodi ühine DNA. Otsustav küsimus. Nii, sellele tuleks nüüd vastata hästi poliitiliselt korrektselt, et austus, ega ma ei tea, kellele ta ei sobiks. Jah, ma arvan, et raske on nagu kedagi välistada sealt, aga hästi kindlasti sobib tudengitele, kes on nagu tööturul sisenemas. Ma arvan, et saab kõvasti tööd teha ja saab ennast nagu proovile panna igasugustes erinevates uurimisprojektides, kasutada erinevaid meetodeid. Et tegelikult ma arvan, et see annab sellise nagu väga hea baasi, et nagu ka endas võib-olla nagu hiljem selgus jõudnud, mis see nagu valdkond on, millega sa nagu süvitsi tahaksid tegutseda. Okei, võib-olla saab siiski öelda, et kellele ei sobi negatiivse poole pealt, et kui nagu on soov ikkagi ainult kogu aeg arvata, kõhutunde pealt midagi öelda, siis ei ole mõtet oma aega kulutada.
sellises kohas nagu mõttekeskus. Ainuüksi, kui keegi on uudishimulik, et siis võiks ju minna ka akadeemilisse maailma, et võiks minna teha akadeemilist uurimustööd ja süveneda seal ja saada maailma kohta rohkem teada. Aga see teine pool, mida akadeemilises maailmas on keerulisem teha või vähemalt esineb seda seal mulle tundub vähem, on see praktiline meelelaad, et sa mitte ainult ei taha millegi kohta midagi teada, vaid sa tahad ka asju paremaks teha, sa tahad muuta. Ja see praktiline pool, kui see uudishimu kohtub selle nagu praktilise asjade ära teha tahtmisega ja selle mingis mõttes põlemisega, et sulle on oluline, et mitte ainult see, et sa saad millegi kohta teada, vaid et see teadmine ka midagi teeks paremaks ja muudaks, siis on mõttekoda selle inimese jaoks täpselt see koht. Et kui sa tahad leida vastuseid keerulistele küsimustele. Google sulle vastust ei anna, küsimus on selline, et sa pead palju rohkem vaeva nägema. Ja seda küsimust ilmselt Eestis ei ole keegi kunagi pidanud vastama. Kui sa selle pingutuse ära teed ja siis sa lisaks tahad, et kõik teised teaksid, mis see vastus on, et siis sulle sobib töö mõttekojas. Ja nüüd tõesti sinna võib tulla otse koolipingist, see avab sulle väga palju uksi, see võib olla üks suurepärane koht, kuhu tulla siis, kui sa veel täpselt ei tea, mille osas uudishimulik päriselt oled. Sest võib praktiliselt garanteerida, et ma usun, et eriti kehtib see tõesti nagu nende inimeste osas, kes tulevad nii-öelda otse koolipingist, et see maailm on palju suurem, kui mina ülikoolist lahkudes oleks julenud arvata ette kujutada. Ja mõttekojas sa saad tõepoolest sellise 360-kraadise vaate erinevatest aladest, erinevatest valdkondadest ja olles ümbritsetud väga nagu nutikatest ja erineva kogemusega inimestest. Nii et ma ütleks, et sellise õppimise mõttes 1 aasta mõttekojas on väärt nagu pikki aastaid erinevates teistes kohtades just selle mitmekesisus poolest.